Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Selles videos räägime sellest, mida ja kuidas siis inimesed tegelikult räägivad, kui nad hakkavad tutvustama oma ärivõimalust või soovivad inimesega kokku leppida siis kohtumist. Paljud inimesed, kes alguses alustavad oma teekonda meie valdkonnas, on ebakindlad või see on täiesti okei. Sest et kui sa liitud mõne võrkturundusettevõttega, soetad endale frantsiisi, olgu siis selleks tooted või teenused, siis on selge, et sa ei saa kohe nendest kõike teada. See võtab aega, enne kui sa ise neid kasutad, enne kui sa õpid neid teadma, tundma ja enne kui sa oskad läbi kogemuste küsimustele vastata ja neid rohkem selgitada. Küll aga võiksid sa olla uhke oma otsuse üle, mida sa oled siis teinud. Ehk siis see ettevõte, millega sa liitusid, võiks sulle meeldida. Need inimesed, kellega sa tegutsemist alustasid, sa pead tundma, et nendega on sul tore koostööd teha. Ehk ole rõõmsameelne ja ole uhke selle üle, millega sa tegeled. Nüüd enamus inimesi hakkavad, kui nad lepivad kokku kohtumisi, siis nad kuidagi nagu kardaksid rääkida oma tuttavate ja oma sõpradega. Sa räägid oma tuttavate ja oma sõpradega iga päev ja nüüd järsku sa kardad. Mis juhtus vahepeal? Mitte midagi. Ole entusiastlik, ole rõõmus selle üle, millega sa tegeled. Sa tahad ju jagada head uudist oma sõpradega, eks ju? Ehk siis enamus inimesed on kuidagi arglikud. Et ma ei tea, kas sa tuleksid, kas sul ikka on aega, et ma ei tea, siin ma hakkasin tegelema sellise asjaga. No ma ei oskagi öelda, kas sa oled huvitatud, aga tule tunniks ajaks räägime sellest. Mis iganes on sinu kõne või vestlus sõbraga, ära ole selline, et umbes, et hakka vabandama, et ma hakkasin tegelema, ma ei tea. Näita üles, et see on huvitav. Näita üles, et sa oled vaimustunud. Ja nagu sa oled selline teistmoodi. Sõbrad tunnevad sind kohe ära, kui sa oled natukene teistmoodi. Midagi on viltu. Oot, tuleb küsida küsimusi. Räägi mulle lähemalt, millega sa tegeled. Miks sa muga kokku tahad saada? Ja sealt tulevad küsimused. Kui sa aga soovid inimesega kokku saada, oled entusiastlik ja jätad natuke huvi ülesse, siis on kõik okei. Ehk sa võid helistada oma sõbrale tuttavale, nagu sa teed seda igapäevaselt. Tere, Kristjan siin. Kuule, räägi mulle, saame üheks tunniks kokku. Millal sul aega on? Kas sulle täna sobib? Ahah, täna on kinni. Okei. Kuule, aga räägi mulle homme. Homme mul on 2 aega. Vaata, mul on 5 lõpeb tööpäev, 9 on trenn, aga äkki sul on kell 6 või kell 8. Kumba aega? Okei, kuule, istume kell 8 maha. Väga hea. Pane endale kalendrisse. Okei, väga hea. Ma tutvustan sind ühe laheda inimesega ja räägime juttu ja äge. Kui vai, näeme homme. Kuule, ma helistan sulle homme üle ka. Tšau. Ole loomulik. Ja kui tulevad küsimused, kuule, come on. Las jääda natuke huvi ülesse ka. Kõik ei ole vaja kohe teada. Ja kui tuleb veel mingi küsimus, et ma ikka ei tea, ma ei saa tulla, kui sa ei räägi. Kuule, okei, aga sellest pole midagi. Ma räägin kellegi teisega, aga aitäh, et ära kuulasid. Tavai, tšau. Kui tal tekkis huvi, ta helistab sulle tagasi. Ole enesekindel. Tunne uhkust selle üle, et sa tegeled uue asjaga. Kõiki inimesi ei olegi vaja siia ärisse. Enamus inimesi ei olegi kohe valmis sinu äriga liituma, isegi mitte sinu äripresentatsiooni ära kuulama. Sa ei taha tegelikult kõiki inimesi oma ärisse. Ja sa saad ise sellest ka aru, kui sa oled piisavalt kaua meie äris olnud. Ole julge, ole enesekindel, tee seda naudinguga ja näpud püsti. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrkturundajaks, sest et meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!